tere, ilusat algavat nädalat. Esmaspäev, nädala sõnum või teema, mis tahab läbi tulla. Teemaks on kurgutšakra, mis sealt edasi rullub, hakkame kohe-kohe vaatama. Loodan, et sinu eilne päev ehk siis pühapäev, portaalipäev 11.11 oli maagiline ja kogemuslik. Minul oli maagiline. Mina tundsin hästi tugevat kutset taaskord ühenduda vaalade teadvusega. Nii nagu ma teile ka selles viimases videos rääkisin. Kuna minu jaoks jäid mõned asjad segaseks, mis ma teile jagasin, mulle nagu mingid asjad ei klikkinud ära, see emapuu teema ja vaalade teadvus, miks nad koos on, miks nad ennast koos ilmutasid, eks ole, mis asi see emapuu üldse on ja et nii edasi. Et mul tekkis küsimusi ja kuna mul siis kutsena tuli, et hei, mul on küsimusi, tule küsi. Ühendasin nendega uuesti, et saada vastuseid ja mul on tunne, et mul tekkis küsimusi rohkem juurde. Et jah, aga ma lühidalt jagan sulle, mida ma kogesin selles meditatiivses rännakus, sest see on natukene eellugu selle nädala sõnumile, mis tahab läbi ka tulla. Nii et võta siit see, mis sa tunned, et sa võtta tahad, ei pea kogu jutt sinuga resoneeruma, ei pea samal tasandil mõistma või kuidas seda iganes väljendada, sest minu jaoks oli ka see kogemus tegelikult natuke over the top või midagi sellist, mida ma kogesin uudsena ja mida ma teile siis praegusel hetkel jagada julgen või jagada saan, et mitte liiga hulluna tunduda. Kuigi ma tean, et minusuguseid on veel, et ma ei ole üksi hull. See selleks. Tavaliselt, kui ma ühendun galaktiliste ja kosmiliste olenditega, siis see toimub kõik läbi südamevälja. Ehk siis läbi südame toimub selline telepaatiline mõistmine. Läbi südame tunneme, et me kõik oleme üks. Läbi südame tasandi, läbi südame tšakra, eks ole, seal on see sügavam ühenduse tasand. Mitte ainult mentaalne, vaid ka siin läbi südame, läbi energiavälja, eks ole. Ja mida rohkem sa oled südames, ma ei ütle, et minu südametasand ülitasakaalus ja korras oleks, vaid mingitel hetkedel ma suudan klikkida sinna, ma usun, et sina suudad ka klikkida sinna õigesse kohta ja tekitada see ühendus. Aga kui ma soovisin vaalade teadvusega ühenduda, siis ma alustasin samamoodi, aga nad näitasid mulle, et ei, see käib läbi kurgutšakra. Et väga huvitav oli see minu jaoks, et see on midagi uudset, mida ma ka tunnen, et ma pean teiega jagama, et see ühendus ei käinud ainult läbi südame, vaid ka läbi kurgutšakra ja see tegelikult oligi minu jaoks üks suur küsimärk, et miks niimoodi, et mis see annab, mis see on teistmoodi ja mis selle väärtus või tähendus siis tegelikult on. Ja kuni tänase hommikuni mulle see kurgutšakra teema üldse ei andnud rahu, ma veel mediteerisin täna hommikul ja ma ei saanud seda õiget klikki kätte, mis pagana asi see kurgutšakra teema on. Ja nii kui ma lasksin lahti, ma ütlesin, hea küll. Kui meil ei ole vaja praegu teada, siis nii on. Tõusin püsti, tšing, ja käis klikk ära. Et ehe näide sellest, et mida rohkem sa kontrollida püüad, kas või seda, kui sa ka katsetad kanaldamist, oma selgelt tajudega töötamist, mida rohkem sa siin kinni hoiad, eks ole, pingestad, ehk siis mida rohkem sa üritad kontrollida, justkui nagu suunata, eks ole, et tekib see mingisugune mentaali tasandil tunne, et okei, kontroll on minu käes, siis tegelikult, mis seal teisel pool vastandub, on vastupanu.
nagu ma olen teile enne ka seletanud, et kui on ühel pool hästi negatiivne kogemus, emotsioon, trigger, siis peab teisel pool olema ülipositiivne kingitus või mingisugune kullatera, eks ole. Et samamoodi on selle kontrolli, mentaalse tasandi kontrollivajadusega, kui sul siin ühel pool on hästi tugev kontroll, siis teisel pool on hästi tugev vastupanu. Ja kui sa lased selle kontrollist lahti, mis juhtub vastupanuga, teeb sama, on ju. Ja öeldaksegi ju, et lase kontrollist lahti, siis asjad saavad hakata voolama, et see vastupanu kaotab pingestatuse. Ta ei ole enam vastupanu, ta on vaba vool. Vaba voolu teine vastand on ju vastupanu, on ju. Ja siis saab kõik, mis sinuni on vaja jõuda, sinuni saab jõuda, sest kaob ära see kontrollist tingitud vastupanu. Nii. Aga ma jätkan. Ühesõnaga, ma küsisin vaalade käest, et miks nad siin planeedil üldse on või mis on nende eesmärk. Nad seletasid oma seda helide tekitamise tähtsust, et need helid, mida nemad tekitavad, aitavad hoida maa sagedust. Nende helid justkui nagu toidavad planeet Maad ja takistavad seda kukkuda allapoole, et planeet Maa on kukkunud korduvalt tagasi nii-öelda pimedusse. Aga et vältida selle juhtumist, siis on nemad kehastunud siia planeedile Maa, et hoida nagu seda tasakaalu. Ja nad näitasid mulle ka seda, et väga paljud vaalaliigid on tegelikult valinud väljasuremise tee, sest nende missioon on täidetud ja et nad kuidagi nagu vahetuvad välja, et tulevad asemele uued hinged, kes sobituvad paremini uuenenud maasagedusega, et seda sagedust nii-öelda nagu veelgi kõrgemaks tõsta, et need praegused vaalakehastused ei sobitu enam, ei resoneeru enam selle uuenenud maasagedusega, sellepärast on väga mitmed vaalaliigid ka väljasuremise teel. Muidugi siin on ka see inetu põhjus, miks need välja surevad, on inimeste täiesti ebaadekvaatne käitumine vaalade ja delfiinide suunas, et milliseid piinu, milliseid kannatusi ja milliseid rõvedusi inimesed nende vaaladega teevad. Et teisest küljest, eks ole. Et see neid tohutult kurvastab. Nad on väga-väga kurvad selle tõttu ja nad ütlesid, nad on väsinud sellest, et see on ka üks põhjus, miks nad ära tahavad minna ja nad saavad ära minna sellepärast, et missioon on täidetud. Ja kui ma küsisin, kas nad peavad ka viha või vimma või on kuidagi nagu pahased inimkonna peale, siis nad ütlesid, et nad ei ole. Et nad saavad sellest aru, et inimene ei ole mitte kunagi südames paha, see lihtsalt on sellest, et nad on armastusest eraldunud. Ja lihtsalt nad sellisena siis ka käituvad, et tegelikult nende armastus inimkonna vastu on tohutu, et nad väljendasid mulle seda tundena, et see armastus ja hoitus on nende poolt tegelikult hästi-hästi tohutult suur. Ja nad ütlesid ka, et me ei ole nii erinevad, kui te arvate. Et need vaalad ja delfiinid ja inimesed, et meie vaheline erinevus ei ole üldse nii suur, kui võiks arvata. Et me oleme üks. Ja see üks olemine viiski sinna emapuu juurde, et nad näitasid mulle ka, et me tuleme kõik emapuu juurest ja minus tekkis siis jälle 1000 küsimust ja segadus jälle, et kuidas seda mõista, et mina olen alati nagu tõlgendanud, et me tuleme kõik algallikast. Et mis see siis tähendab, et me tuleme emapuu juurest ja nad näitasid, et algallikast me sünnime, seal on armastuse kodu ja me sünnime kõik armastusest hingedena. Aga emapuu on see, mis hoiab meid juure tasandil ühenduses. Ja siis nad ütlesid sellise lause, et me ei kaotaks üksteist ära seal, kus ei eksisteeri aega ka ruumi. Et justkui nagu, see juurte visuaal on hästi tugev, et me nagu juurte tasandil oleme läbi emapuu ühenduses.
mitte ainult kosmiliselt, eks ole, hingedena, vaid ka juurte tasandil oleme hästi-hästi ühenduses. kõik hinged, kõik elusolendid, kõik universumis elavad elusolendid. Ma ei pea siin ainult silmas inimesi ega humanoide, kes kahel jalal kõnnivad, vaid ka loomi. Kõigil, kellel on teadvus, kellel on teadvus ja teadvus on olemas putukatel, ussikestel, lõpetades suurte loomadeni välja, eks ole. Kõigil on olemas teadvus. Iga elusolendi sees on hing. Ja vahet ei ole, milline ta väline kest on, hing on hing. Ja me kõik kuulume sinna emapuu juurte juurde. Ja oleme seal läbi selle omavahel ühendatud. Ja me tegelikult ei olegi mitte kunagi eraldatud, lihtsalt see mentaalne illusioon. Kui süda ja mentaal ei ole ühendatud, siis tekibki see eraldatuse tunne, illusioon, et me ei ole üks, aga tegelikult me oleme kõik üks suur väljendus, algallika väljendus, emapuu väljendus. Et me just nagu oleme mitmest fragmendist koosnevad väljendused. Ja jõudes siit kurgutšakra juurde, siis kurgutšakra ongi väljendus, eks ole. Ma nii palju või nii vähe, kui ma uurisin neile kurgutšakra, nii vähe, kui ma tean üldse kurgutšakra kohta, siis ma tean alati, olen teadnud, et kurgutšakra on see, mida sa välja räägid, eks ole. On seotud rääkimisega, kommunikeerimisega, sõnalise väljendusega, oma tõe jagamisega. Ja ilmselt sa oled aru saanud sellest ka, et kõik tšakrad omavahel on seotud, üks kanal, eks ole, aga lihtsalt keskused on erinevad. Aga iga tšakra on omakorda seotud ka kurgutšakraga, ehk siis iga tšakra tasakaal või siis tasakaalutus väljendub siit. Kas siis sõnadena või siis olemusliku väljendusena. Ja ma saingi nagu selle täpi hiile kätte lõpuks, et kurgutšakra ei ole ainult hääleline ja heliline väljendus, vaid see on olemuslik väljendus, kuidas ma olen. Kuidas ma olemuslikult väljendan seda, mis minu energiakeskustes toimub, milline on minu tegelik olemus, milline minu tegelik sagedus ja see sagedus väljendub ka häälena, sest hääl on heli ja peegeldab vibratsiooni ja sagedust. Ma loodan, et see jõuad mu mõttele järgi. Et meie aju lihtsalt kokku lepitud terminite ja sümbolitega tõlgendab seda heli, mis meie suust tuleb sõnadena ja tähendusega. Ja me sellele konkreetsele mingisugusele tähendusele, sümbolile oleme kokku leppinud, et see sümbol on selline heliline vibratsioon. Kui ma olen, tähendab ka meie nimi on heliline vibratsioon, eks ole, mis kõlab või tähendab, jah, mis kõlab ja väljendab ka mõnes mõttes meie olemus, sest võib-olla sa oled ka kogenud ja kokku puutunud sellega, et nimi ka juba annab mõnes mõttes iseloomu sellepärast, et see on sagedus ja sagedus väljendabki olemuslikkust. Ja see klikk, mis mul ära käis, kui ma lõpuks lasin lahti, mõtlesin, et pagan võtaks, ma ei saa aru, mis see oluline on, aga küll see tuleb. Ja siis tuli selline lause mulle, et heli on emotsioonide geomeetria. Ja kui ma olin vaalade teadvusega ühenduses, ma vaatasin nende energiakeha, neil oli kurgutšakra ja südametšakra ühenduses. See oli nagu üks keskus, aga meil on 2 erinevat keskus, kuigi nad on omavahel ühenduses ikka. Ja tuli selline lause, et heli on emotsioonide geomeetriline väljendus või siis emotsioonide geomeetria. Ja kui meie väljendame oma emotsioone
helina, tekib geomeetria ja vastavalt sellele vastuvõtjale, ehk siis kui meie vastas on teine inimene, kas ta oskab resoneeruda selle geomeetriaga või mitte, sealt tekib see resonants, kas ta mõistab meid empaatiliselt, meie emotsioone ja seda, kus me oleme või mitte, kus me oma emotsionaalse seisundiga oleme praegu, eks ole. Ja see kõik, see mõistmine sõltubki ju tegelikult ka kurgutsakra tasakaalust, et kui hästi me teisi mõistame, kui hästi me oskame mõista seda, mida nad räägivad. Ja kui hästi me resoneerume, sest see omavaheline resoneerumine on ka siin kurgutsakra tasandil. Ja tekkis selline taipamine, et süda tunneb emotsioone, ehk siis on see empaatia, siin me tunneme. Siin me väljendame seda, mida me tunneme. Ja süda saadabki emotsioonid üles kurgutsakrasse, kus need siis väljenduvad ükskõik mil viisil, kas siis helina, kas me räägime neid välja. Ja on ju väga paljud inimesed kirjutavad luuleridadena välja oma emotsioone, nad laulavad oma tunnetest, nad väljendavad maalides kuidagi. Sellel väljendusel on väga mitu erinevat versiooni, kui kurgutsakra on väga tasakaalutu, siis me väljendame seda ka vägivaldselt, sõimates, halvustades, riieldes, pahandades, eks ole. Et neid väljendusviise on väga erinevat moodi ja kõik see tekitabki nii-öelda nagu selle geomeetrilise võib-olla mu jutt kõlab nii utoopiliselt, aga see on see, kuidas ma näen, et see meie väljendus tekitab geomeetrilise välja. Ja see geomeetria mõjutab teisi, meie ümber olevaid inimesi. Kas nad siis resoneeruvad või ei resoneeru üldse, saavad sellega kuidagi pihta, mis iganes. Võimalusi on lõputult. Kurgutsakra on hingeväljendus. Süda on hingetunnetus. Südames ma tunnen, kuidas mu hing ennast tunneb, kuidas mu keha ennast tunneb. Kõik siin ma tunnen, aga siin ma väljendan seda kõike, mida ma kogen ja tunnen. Et see oli minu jaoks see oluline klikk, mis mul tahtis ära käia, et ma teiega seda saaks ka jagada. Ma tahtsin teha hästi lühidalt, aga ma vaatan, ma praegu siin juba olen 17 minutit vatrand sel teemal. Mõtlesin, et see on 5 minutiga öeldud. Aga see tundus minu jaoks lihtsalt nii oluline sõnum. Ja see kurgutsakra teema tuleb sel nädalal ka, kui ma hakkasin kollektiivseid energiaid vaatama. Ja see kurgutsakra teema tuleb ka, mul ka siin kurgutsakra transformeerub ikka veel. Et see kurgutsakra tasakaal tuleb sel nädalal teemaks, milline on sinu väljendus sellest, kes sa oled. Tuleb ka kuidagi selline hoiatus või see energiat ära kiirusta väljendama ennast nagu ebaadekvaatselt või lihtsalt väljendamise pärast. Sest siis tekib selles geomeetrilisuses ebakõla. Ja ebakõla tekitab ebamugavust ja see nii-öelda nagu põrkub ka teiste vastu, ei teki seda resonantsi ja sealt tekib see põrkumine ja tekib ebakõla nii-öelda, tekib inimeste vaheline ebakõla, konflikt, valesti mõistmine, valesti arusaamine üksteisest, et see liigselt oma väljenduse peale, kuidas ma seda ütlen nüüd ilusasti, kui ma väljendan liiga tormakalt iseennast läbi mõtlemata, läbi tunnetamata, sest see väljendus, mis siit kurgutsakrast saab tulla, peab esmalt olema südames tunnetatud, vastu võetud ja siis tuleb see alles sümmeetrilise, geomeetrilise helina, õige siira puhta sagedusega meist välja. Kas siis helina või siis olemusliku väljendusena.
aga see peab olema südame tasandil vastu võetud. Ja süda on meie filter, mis läbi armastuse, mida rohkem sa tasakaalus oled iseendaga, eks ole, seda paremini sa suudad filtreerida kõike seda, mis sinu sees ja sinu ümber toimub. Tasakaalukamalt sa suudad vastu võtta, seda rohkem on sinu sees armastust. Ja seda kõrgsageduslikum on see sinu väljendus, heliline väljendus, mida sa maailmale jagad. Kõik need sõnad, mida sa räägid, eks ole, on sageduslik väljendus, nagu ma ütlesin. Ja need jagavad kas siis armastuse sagedust või vihkamise sagedust. Et vahet isegi otseselt ei ole, milline on see sõna tähendus, vaid milline on see sõna sagedus seal taga. Sõna tähendus on mentaali tasand, on ju. Sagedus on juba natukene see laiem tasand, mida me ka kehaliselt tegelikult tunneme, isegi kui mitte uskuda neid sagedusi, siis me kehad neid tunnevad, mitte midagi ei ole teha. Ja raadiolainete sagedused on ju olemas, krutid ühe peale, krutid selle õige sageduse peale, siis sa kuuled heli hästi. Aga kui sa ei saa seda õiget raadiosagedust kätte, eks ole, siis seal on need kahinad ja pahinad ja see kahin ja pahina ajab juba närvi, et miks sa ei mängi korralikult, et see tekitab nagu kõrvale ebamugavust ja tekib see vastupanu, millest ma rääkisin, et see geomeetriline heli väljendub geomeetriliselt. Ei resoneeru nagu, ei kõla puhtalt ja tekib see ebamugavuse tunne. Vot nii. Nõndaviisi. Tundub, et ma sain selle eilse kogemuse räägitud. Mul siin laua peal on kurgutsakra kivi, mediteerisin täna hommikul, koos sellega on sodaliit. Ei ole ainukene kurgutsakra kivi, põhimõtteliselt kõik sinised kivid on kurgutsakra kivid. Mul siin käe peal on ka, panin täna lasuriit. Omakorda on need kivid ka seotud selgelt nägemisega, aga kurgutsakraga. Nii et jah, ja maasikakvarts, mu viimase aja lemmikkivisid, mis aitab ühenduda oma algolemusega. Seda peetakse ka Lemuuria ja Atlantise ühenduse kiviks ja täna ma ka lemuurlastega ühendusin, sest ka Lemuurias elasid delfiinid ja vaalad ja ma tahtsin ka natukene aimu saada ka sealsetest nendest energiatest, et millised nad seal olid, sest see nägemus, mis ma eile nägin, oli see, et ma tean, et senise teadmisega ma teadsin, et delfiinid, nende fragmendid, nagu nad ütlesid, mul jälle jäi segaseks see kontseptsioon fragment, tulevad Sirius B-lt. Aga nad näitasid, et nad elavad praktiliselt igal või tähendab väga mitmes erinevas süsteemis, planeetide süsteemides, sest need helid, mida nemad suudavad tekitada, on vajalikud või nagu iga planeedi jaoks sellised hästi väärtuslikud abivahendid, kui nii võib öelda. Et nad on selliselt nii-öelda vabatahtlikul missioonil siin üle universumi laiali rännanud, mis on tegelikult imetore, et meil on sellised toetajad. Nii, aga nädala sõnum läbi kaartide, mis meil siin äkki tahab midagi täpsustada veel, mingi teema tahab üles tulla. Kollektiivile, mida jagada. Jagamise kaart on siin paki all ka. Sauade 4. Siukene mõnus stabiilsuse, kodutunde kaart, selguse kaart.
Vaata, mis ta siin edasi räägib. Oi, armastajad. Selgus. Ütleb, kas meil on suhetega see nädal midagi pistmist. Suhete osas midagi paneb sind mõtlema, kahtlema, kaaluma, vaatama. Siukene nagu jälgimise energia on. Flirtimise energia. Keegi on sulle silma peale pannud. Kas ma alles ei rääkinud sellest teemast? Kellegi jaoks oled nagu selline potentsiaalne variant. Aga ta ei ole oma move'i teinud veel nii-öelda. Aga ta on lähedal. Ja ta on juba sellises meeleolus, et tahaks flirtida, tahaks sellist. Tahaks seda sävet kogeda sinuga, tahaks midagi proovida, vaadata. Selline siuke tunne, et ta on valmis. Mineviku valu on läbi töötatud, siin tuleb mingisugune teema. Et kui siin, ma olen seda enne ka maininud ja tegelikult on väga paljud astroloogid ja esoteerikud ja tunnetajad maininud, et see aasta on hingesugulaste kokkutulemise aasta. Sellepärast, et eelmine aasta lammutas kõik suhted, mis ei pidanud kokku jääma ja mis sealt muud saabki tulla, eks ole, saabki tulla hingesugulaste kokkutulemine. Ja siin ma näengi seda kohta, et see mineviku valu justkui nagu on saanud tervendatud, vaadake delfiinid. Nii äge. Ja see täiuse tunne, meretemaatika siin on need merihobukesed. See hingelise täiuse tunne lõpuks hakkab ka välja paistma. Ja see karikatäss, mis ma sulle näitasin, sümboliseeribki otsest sellist nagu pakkumist, et ma olen sinust huvitatud, mis sa selle pakkumisega teed. See seostubki mulle praegu pigema romantilise pakkumisega, et see võib olla sellised tööalased, karjäärialased pakkumised see nädal teemaks ei ole. Kellegil kindlasti on, ma ei saa kollektiivi üldistada. Aga see meesenergia, kui sa oled naisterahvas, kellega sa kokku puutud, võib olla tulemärk. Ta on, ja kui sa oled meesterahvas ja kuulad seda, see naisenergia, kellega sa kokku puutud, võib olla maamärk. Ja ma näen siin sellist nagu kohtumist. See on mingisugune kas ettepanek minevikust edasi minemise kaart, mõõkade 6. Minevik selja taha jätta ja edasi minna ja proovida uuesti või proovida teisiti. Kuigi see võib tuua esile selliseid nagu väga palju kahtlevad energiat, kas see ikka on väärt. Et sellised nagu kõhklused ja kahtlused väga tugevalt tekivad ülesse. Aga tundub, et see energia tahab nagu kohutavalt ära tasakaalustada seda, mis on juhtunud. Ma küll siin rääkisin hingesugulaste kohtumistest, aga see energia pigem on see, et keegi tahab nagu tagasi tulla või tahab tagasi tulla või. Ei, siin ei ole seda energiat, et oleks varem tee vahel midagi olnud romantilist. Võib-olla te tunnete üksteist kuidagi või tema tunneb sind. On sind märganud ja ta on sind vaadelnud, aga ta ei ole sammu astunud, sest mingil tasandil on tal olnud tervenemine pooleli. Ja sel nädalal ta võib jõuda endaga sellele tasandile, et ta tunneb, et astudes esimene samm sinuga ühendust võtta, sulle kirjutada või endast nagu märku anda.
oma kurgutsakra puhtaks rääkida. Aga ole ettevaatlik, mida sulle öeldakse. Kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Nendes sõnades on ikkagi midagi varjatut. Need ei tule siira sageduse pealt, seal on midagi on veel. Mingi veider energia siin on. Need on liiga tormakad ja kaalutlemata sõnad, mis võivad tekitada ebakõlasid. Et nüüd tundub, siin tornikaart tuleb sisse, sõnumikaart ja torn sinna peale, et see sõnum, mida sa saad, see kukutab midagi täiesti kokku. Kui keegi sulle midagi järsku tuleb väljendama oma tundeid või mis iganes sellelaadset, siis see tuleb nagu välk selgest taevast. See isegi ei osanud oodata, et sealt võiks midagi tulla. Ja see tegelikult, mulle tundub, et nagu ühest küljest toob üles romantilise energia, teisest küljest toob veel rohkem segadust pinnale. Ja teemaks on endiselt otsused ja nende otsustega siin ma ei näe, et jõuaks veel kuskile. Just go with the flow. Ära proovi kontrollida olukorda, nii nagu ma enne rääkisin, eks ole, et see kontrollimine tekitab vastupanu, aga ära ole passiivne, ära mine passiivselt kaasa kõigega. Lähtu hästi tugevalt oma tunnetusest, kui sulle tundub, et see on vale, siis nii on. Kui sulle tundub, et vaatame, mis sellest tuleb, siis nii on, eks ole, et kõik sõltub sinu otsusest, aga et see otsus tuleb, mul kõrvus nii viliseb, tundub mingisugune häälestamine käib, mis ma hakkasin ütlema, et otsus tulgu sinu siira, puhta südame tasandi pealt, mis oskab filtreerida seda, mis sinu emotsioonidega tegelikult toimub, eks ole. Ja kus on meie emotsionaalne ühendus, on sakraaltsakras. Kõik tsakrad on omavahel seotud. Sakraaltsakra tunneb ära emotsioonid. Kas neid on liiga palju, kas neid on liiga vähe, kas üldse ühendust on ja nii edasi. Süda tunneb neid emotsioone keha sees, enda sees ja kurgutsakra väljendab. Kõik on omavahel seotud. Kindlasti on teistel tsakratel ka siin see roll emotsionaalses väljenduses, tunnete väljenduses. Vot nii, et tundub, et suhted on see nädal teemaks. Kui oled sina see, kes tahaks väljendada, et hei, kuule, ma olen sind kaua jälginud, et läheks kohvile või midagi, siis tulgu see tasandilt, kus sa tunned ennast kohal, mitte läbi hirmu, et äkki ma jään üksi, äkki ma jään sellest inimesest ilma, või et äkki sulle peegeldub mingisugune ema või isa haav seal, eks ole, mis iganes, et see mida puhtama tasandi pealt, mida rohkem kohalolu tasandi pealt see väljendus tuleb, mida sa teisele inimesele edastada tahad, romantiline väljendus, nagu siit kaartidelt tahab välja joonistada, seda positiivsem tulemus sellel on. Seda suurem tõenäosus on saada sealt seda jaatavat vastust. Ja tegelikult, kui sa oled endaga hästi tasakaalus ja kohal ja ühenduses, eks ole, siis sa ei lähe vale inimese juurde.
kes ei ole tegelikult sulle mõeldud. sa juba tunned eos ära, et see ei ole minu partner. Ja siis ei tekigi sellist tunnet, et kas proovida selle inimesega või mitte. See lihtsalt juba tead. Aga see on nii sügavise sisemise töötasand, et ma ei ole sinna jõudnud veel. Peaaegu olen, võib-olla. Ühesõnaga, selline sõnum siia nädalasse, kurgutsakra väljendamine, eks ole, oma tunnete, emotsioonide, oma olemuse väljendus ja mis sagedusel sa väljendud. Võt nii. Mõnusat nädala jätku sulle, tšau!